Tartust umbes 5 kilomeetrit lõunas asub veel tegutsev Aardlapalu prügila. 1979. aastal tööd alustanud jäätmehoidla laiub tänasel päeval enam-vähem 30 hektarilisel maalal. Hinnanguliselt on siia ladestatud 1,1 miljonit kuupmeetrit jäätmeid. Kuigi enamus jäätmetest moodustavad olme- ja tööstusjäätmed, ladestati kuni 1997. aastani siia ka fekaale ja sorteerimata haiglajäätmeid. Nõukogude ajal sattus siia kõik, mis prügikasti visati, kaasa arvatud need, mida me tänapäeval ohtlikuks peame. Patareid, päevavalguslambid, kemikaalid ja nii edasi. Kui enne 1997. aastat ei saanud me kindlad olla, kas majapidamisest, tööstusest või haiglast prügilasse sattunud jäätmed on keskkonnale ohtlikud või mitte, siis tänasel päeval võime me kindlad olla vaid juhul, kui igaüks meist teab täpselt, milliseid jäätmeid, kuhu ja kuidas ära visata. Ning mitte ainult ei tea, vaid ka teeb nii. Ükski päev haiglas ei möödu ilma suuremate ja väiksemate kaubaautode saabumiseta. Numbrid, mis iseloomustavad ühest uksest sisse kantavate kaupade ja teisest uksest väljuvate jäätmete hulka, on aukartust äratavad. Aastal 2007 kulus Eesti ühes suuremas 900 voodikohaga haiglas 1,3 miljonit süstalt. 7 tonni vedelseepi ja 10 tonni puhastusvahendeid, millest jäi järgi 14 000 erinevat plastikpudelit ja kanistrit. Patareisid kulub aastas 18 000 tükki ja välja vahetatakse 1300 luminessenslampi. Aasta jooksul tarvitati 95 000 pakki paberkäterätikut, 21 000 steriilset kitlit ja 118 000 paari kummikündeid. Ühe voodipäeva kohta tekib umbes 4 kilo olmejäätmeid. See teeb aastas 1130 tonni. Sellele lisandub erikäitlust vajavaid meditsiinilisi jäätmeid umbes pool kilo voodipäeva kohta, mis teeb aastas kokku 150 tonni erijäätmeid. Kõik need numbrid ja näitajad sõltuvad suuresti sellest, millised on prügisorteerimise põhimõtted haiglas ning mil moel neid rakendatakse. Jäätmete sorteerimine on imelihtne. On vaja teada vaid 2 asja. Esiteks, mida ja teiseks, kuhu visata. Seega on vajalik kõigepealt jäätmed liigitada ning leida igale liigile sobiv kogumise koht. Jäätmete sorteerimise paremaks korraldamiseks jaotame need teatud tunnuste järgi 4 liiki. Taaskasutatavad jäätmed, ohtlikud jäätmed, erikäitlust vajavad meditsiinilised jäätmed ja olmejäätmed. Taaskasutatavaid jäätmeid, vanapaberit, plastikut ja klaasi on võimalik pärast ümbertöötlemist uuesti kasutusele võtta. Seega aitab nende eraldi sorteerimine otseselt vähendada prügi hulka ja keskkonna saastekoormust. Prügi hulga ja saastekoormuse vähendamine on riigi jäätmekava üks peamisi prioriteete. Vanapaber, klaas ning plastik kogutakse eraldi konteineritesse. Taaskasutatavate jäätmete kogumisel tuleb arvestada kindlasti ka ümbertöötlejate nõudmisi. Klaas kogutakse klaasi kogumise konteinerisse. Siia pannakse nii värviline kui ka valge klaas. Klaasist taara sorteerimisel jälgi, et need oleksid tühjad ja puhtad. Plastijäätmed kogutakse plastiku kogumise konteinerisse.
Kõik taaskasutatavad jäätmed peavad olema puhtad, taara tühjendatud ning nende kogumise konteinerisse ei tohi panna muud prügi. Vanapaberi hulka kuuluvad paberist, papist või lainepapist kastid ja pakendid. Pakkepaber, aga samuti ka kontoris või kabinetis tekkiv paber. Ajalehed, ajakirjad, reklaamvoldikud. Kontoripaberi kogumisel tuleb aga tähelepanelik olla isikuandmete ja eriti delikaatsete isikuandmete osas. Jälgi hoolikalt, et vanapaberi või ka olmeprügi hulka ei satu pabereid kellegi isikuandmete või mis veel hullem, kellegi terviseandmetega. Sellised paberid hävitatakse enne vanapaberi hulka panemist paberi purustajas või antakse üle dokumentide hävitamise teenust pakkuvale firmale. Kontoripaberi võib koguda eraldi kasti, et vältida selle sattumist olmeprügi hulka. Kõik isikuandmetega paberid hävitame enne vanapaberi hulka panemist paberi purustajas. Ravimite ja lahuste manustamisel jäävad järele klaasist tühjad pudelid. Kordan veel kord. Tühjad klaasist ravimi ja lahuse pudelid asetatakse klaasi kogumise konteinerisse. Tühjad plastist ravimi ja lahuse pudelid asetatakse plastiku kogumise konteinerisse. Ükski haigla ei saa läbi toitlustamiseta. Kuivainete ja teiste toiduainete paberist või papist taara pannakse vanapaberi, puhas ja tühi kile ning plasttaara plastijäätmete hulka. Ohtlikud jäätmed on kõik need, mis võivad kahjustada keskkonda või inimest. Kemikaalid, aegunud ravimid, patareid, luminessentslambid, elav hõbe ja nii edasi. Ohtlike jäätmete sorteerimine ja kogumine muust prügist eraldi aitab vähendada nende ainete kahjulikku mõju keskkonnale. Ohtlikke jäätmeid kogutakse iga liiki eraldi. Elektroonika, kemikaalid, patareid. Kemikaalide puhul ei tohi eri kemikaale kunagi kokku segada. Iga kemikaal kogutakse soovitatavalt originaalpakendisse. Kui see pole võimalik, siis kasutatakse spetsiaalset pakendit koos nõutud märgistusega. Tundmatute kemikaalide kokkusegamisel võib tulemuseks olla plahvatus või süttimine. Ka kiiritusravist tekkivad radioaktiivsed jäätmed on ohtlikud jäätmed ja need kogutakse eraldi spetsiaalsesse konteinerisse ning antakse üle radioaktiivseid jäätmeid käitlevale ettevõttele. Aegunud ravimid on ohtlikud jäätmed. Vältida tuleb nende sattumist olmeprügi hulka. Need kogutakse eraldi kokku ja antakse üle haigla apteeki. Kõik meditsiinitarvikud, mis on kokku puutunud tsütostaatikumidega, kuuluvad ohtlike jäätmete hulka. Ka tsütostaatikumide jäägid kogutakse kokku ning viiakse ohtlike jäätmete kogumise ruumi. Radioloogias on digitaalajastu saabumisega minevikuks muutumas radioloogiliste piltide ilmutamine kemikaalidega. Kus seda veel tehakse, tuleb läbitöötanud kemikaalid kokku koguda ning ohtlike jäätmete lattu üle anda. Andmekandjad, kus tänapäeval hoitakse röntgeni ülesvõtteid, tuleb enne äraviskamist kindlasti hävitada, et vältida delikaatsete isikuandmete ehk terviseandmete lekkimist. Haiglas kasutamiselt kõrvaldatud arvutid ja meditsiinitehnika kuuluvad ohtlike jäätmete hulka, nagu igasugune muu elektroonika. Vanad seadmed kogutakse eraldi ohtlike jäätmete ruumi ning antakse üle vastavale jäätmekäitlusfirmale.
Ükski haigla ei saa hakkama elektriku või meditsiinitehnika insenerita. Vahetamist vajavad nii luminessentslambid kui patareid. Mõlemad on keskkonnale ohtlikud jäätmed ning tuleb üle anda haigla ohtlike jäätmete ruumi. Ka säästupirn on luminessenslamp ja seega kuulub ohtlike jäätmete hulka. Erikäitlust vajavad meditsiinilised jäätmed on tervishoius ravitegevuse käigus tekkivad spetsiifilised jäätmed, mis kujutavad teatud riski inimestele ja keskkonnale. See tingib vajaduse muuta need jäätmed enne keskkonda viimist ohutuks. Erikäitlust vajavad meditsiinilised jäätmed on patsiendi vere või teiste kehavedelikega küllastunud ühekordsed materjalid. Verekatsutid, verekotid, kanüülid, süstlanõelad, patsiendi kehavedelikega küllastunud ühekordsed kitlid, kindad, tampoonid, sidemed, operatsioonipiirkonna katmismaterjalid ja muu sarnane. Erikäitlust vajavad meditsiinilised jäätmed jagatakse sorteerimise põhimõttest lähtuvalt omakorda 3 alaliigiks. Teravad ja torkivad jäätmed, patoloogilised jäätmed ja patsiendi kehavedelikega küllastunud ühekordsed materjalid. Teravaid, torkivaid kogutakse spetsiaalsesse kollasesse erimärgistusega konteinerisse. Patsiendi kehavedelikega küllastunud jäätmete kogumiseks kasutatakse samuti erimärgistusega kollast jäätmekotti. Operatsioonidel tekkivad amputeeritud kehaosad sorteeritakse eraldi ja pakendatakse kollasesse erimärgistusega jäätmekotti. Need jäätmed antakse üle jäätmekäitlusettevõttele põletamiseks. Erikäitlust vajavate meditsiiniliste jäätmetega puutuvad kokku kõik tervishoiutöötajad. Arstid ja õed kõige rohkem erinevatel protseduuridel ja operatsioonidel. Tuletame meelde, et erikäitlust vajavate meditsiiniliste jäätmete kogumiseks on vajalik 2 kogumiskohta. Kollane kanister teravate, torkivate jäätmete jaoks. Kollane erimärgistusega jäätmekott patoloogiliste jäätmete ja patsiendi kehavedelikega küllastunud materjalide jaoks. Laborandid puutuvad kokku analüüside ja erinevate kemikaalidega. Vere- ja uriiniproovid, kui need on analüüsitud, pannakse kollasesse jäätmekotti. Olmejäätmed on kõik need jäätmed, mida ei saa taaskasutada, mis ei kujuta ohtu ümbritsevale keskkonnale ning mis ei kuulu ka erikäitlust vajavate meditsiinijäätmete hulka. Paberkäteretikud, erinevad ühekordsed meditsiinilised materjalid, mis ei ole küllastunud patsiendi kehavedelikega. Olmeprügi jaoks on vajalik osakonnas eraldi olmeprügi kogumise koht. Tavaliselt kasutatakse selleks musta prügikotti. Patsientide hooldustoimingutel tekivad ühekordsed materjalid, pesukindad, imavad aluslinad, kuivatuspaberid, mähkmed, kindad ja nii edasi. Need pannakse üldjuhul olmeprügi hulka. Välja arvatud siis, kui patsiendi hooldusel kasutatud ühekordsed materjalid on küllastunud patsiendi vere või muude kehavedelikega. Sel juhul pannakse need kollasesse erimärgistusega jäätmekotti. Kõik haiglatöötajad, arstid
õed, hooldajad, põetajad, insenerid, raamatupidajad, majahoidjad, spetsialistid, koristajad, toidujagajad, apteekrid, laborandid, füsioterapeudid ja nii edasi, puutuvad vähemal või suuremal määral kokku erinevate jäätmeliikidega. Jäätmete kogumise ja sorteerimise reeglid kehtivad aga kõigile ühtemoodi. Prügi sorteerimiseks on vajalik, et oleksid olemas jäätmete kogumiskohad vastavalt jäätmeliikidele. Olmeprügile must kott, erikäitlust vajavatele meditsiinijäätmetele erimärgistusega kollane kanister ja kott, ohtlikele jäätmetele spetsiaalne kogumiskoht ning vanapaberile, klaasile ja plastikule igaühele oma konteiner. Kasvav majandustempo ja üha suurenev tarbimine tekitavad paratamatult järjest rohkem jäätmeid. Et keskkonna koormust, ohutust ja jäätmekäitlusele minevaid kulutusi kokku hoida, on vajalik jäätmete liigiti sorteerimine. Mitte ainult tervishoius, haiglas, perearsti või eriarsti kabinetis, vaid ka kodudes. Puhas ja ohutu keskkond on võimalik saavutada ainult siis, kui igaüks meist osaleb jäätmete sorteerimisel, nendega kokku puutudes.